Tundub, et kõik on kohal. Sealpool veel ei ole, tulge siia poole ja tulge siit, tulge sissepoole. Kõik on sees. Nii, jah. Ja ma vaatan, et tegelikult tervist, jah. Tervist, see tore, et saite. Nii, lugupeetud loodussõbrad, linnuvaatajad, kes te olete kõik kokku tulnud. Tegelikult teie näos on suur rõõm ja naer, et olete jälle kokku tulnud, aga praegu te peaksite olema väga kurvad ja väga nukrad, sest asi on väga tõsine. Ma paluks siia, siin on tool vaba, kajakate hetkel peaesindaja emaslinnu Rita, kajakas Rita, siin on üks tool, ole hea. Sa oled praegu minul, anna andeks, siuke näidis eksemplar, kelle peal ma siis hakkan nüüd asja nagu seletama. Tegelikult asi on jah väga tõsine, ma võtan kohe materjalid välja. Asi on selles mõttes väga tõsine, nagu te olete uudistekanalist kuulnud, on linnugripp. Linnugripp on meid valdamas, mis siia maale on tulemas ja ma nüüd peaksin väikese lühikese loengu, ma loodan, et ennem saite ära süüa, loeng on 1 tund 45, katsun kähku teha. Nii. Mis on siis linnugripi tunnused, millele peab tähelepanu pöörama? Harja, lokutite ja näopiirkonna turse. Vaadake ringi, kas te näete kuskil. Jalgade otsas on vastlamoodi asjad. Siis esineb köha aevastamine, raske depressioon, kui lind on viibinud värskes õhus ja märgas õhkkonnas on vihma pikalt pähe sarnanud. Linnud hingeldavad, hari ja lokutid muutuvad siniseks, eriti kajakate puhul, kui nad on kepselnud suurtel väljadel ja emas ja isad linnud on olnud omavahel aartes. Haiguse peiteperiood on tavaliselt tund kuni 55 aastat ja areneb üldiselt edasi. Nii. Linnugripi kahtlusest on pealtnägija kohustatud koheselt teavitama kohaliku veterinaararsti ja ajakirjandust ja rääkima kõigile, kus nägi kajakat, mida kajakas tegi ja kellega tegi. Pealtnägijad ja kaasosalised peavad osutama igakülgset abi vajalike proovide võtmisel ja uurimise läbiviimisel kajakate kogunemiskohtades. Nii et kui täna olete nägemas kogunemiskohtade kajakaid, siis hakkame proove võtma, kui keegi on näinud. Samuti tuleb nii haigetel kui nägijatel ohtralt süüa, juua, mis kätte saab. Linnugripi ehk kõige hullema variandi kajakagripi kahtluse korral taudi kahtluse piirkonnas peale seda nägijatel ja haigetel keelatud sündmuspaigalt lahkuda ja kasutada transportvahendeid. Võidakse sulgeda ka teid. Nii. Linnugripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka, eriti kajakatel ning lindude läbivaatamine, proovi võtmine ja muud järelevalvetoimingud ja uurimine makstakse kinni riigieelarvest ehk kultuurkapitalist. Inimesel nakatumine lindude grippi on seni valdavalt toimunud ainult otseselt kokkupuutel haigestunud linnuga. Selleks, et seda vältida, tuleb haiguskahtlase linnuga kokkupuutuvatel rangelt kinni pidada isikliku hügieeninõuetest. Alati, kui kohtute linnugripiga linnuga või siis kõige hullema varianti kajakaga, kandke kaitserõivastust, sealhulgas näomaski, kaitseprille, kummivahendeid. Kaebuste tekkimisel tuleb otseselt kohe pöörduda pudelihoone. Ja kõige hullema juhtumi kajakagripi puhul on viirus elujõuline pool küpsetatud või vihmast läbi leotatud linnu puhul. Järgida tuleb kindlasti hügieenireegleid. Kui näete kusagil kajakat, peske võimalikult tihti seebiga käsi.
Kindlasti tuleb käsi pesta enne kui ka pärast linnuga või munaga kokkupuudet. Lindu ei tohi katsuda. Vältige kontakte võõraste lindudega. Ärge tarvitage pooltoorest ja pehmet muna. Viirus hävib 70-kraadises vees soovitavalt mullivannides. Kui juhuslikult olete kajakad katsunud, siis on juba mõttekas koos linnuga minna 70-kraadisesse vanni või ajab asja ära ka, kui võtate 40-kraadist ja valate sisse pool enesele. Kodanikud, kes reisivad riikidesse, kus on esinenud linnugripi juhtumeid, soovitame vältida igasuguseid kontakte võõraste lindudega, elavlinnulaatadel, punastel tänavatel. Võtke omad linnud ehk kajakad kaasa ja kasutage ikka kaitsevahendeid. Kahtlastest haigetest lindudest tuleb koheselt teatada ja täpsemat infot saate aadressil www.kajakas.agriugri.tants.ee. Nii, nüüd on loed peetud ja nagu alguses sai öelda, tuleb hakata kajakatel proove võtma, tuleb hakata desinfitseerima ja selleks on palun selle tea kajaka sinna ette praegu ja teil tulla järgi. Ja väga hea, olete targad, laske kõike See oli lai. Ära usu.
keegi keelab Tinderit vaeva selliseks palju klavessiini taha ja pane see viinaklaas ära hetkeks, tõesti, jah. Oota ära veel, ei ma annan märku, kui on õige aeg. Nii ma lähen klavessiini taha. Väike sisse vaadus. Seda vaata siia. Ja võib avada. Õnne sulle me ei soovi, õnne ilmas polegi. Soovime vaid palju mehi, need ei peta kunagi. Nii, ja Rita tule keskele poole sinna kunstitaiese poole tule. Pane tool ära, mingid tooli praegu hetkel. Nii, ole püsti sa. Läheme ümber, Rita, nagu meil proovis harjutasime. Läheme ümber ringi. Nagu proovis tegime.
mehed maitsegu, nad maitsegu, nad maitsegu. Ja elagu tema ükskord, kaks korda, kolm korda, köhjani. Sul on suur hea meel. Nende vana kajakate nimel pöördus on paar sõna. Soovime sulle ja kajakale kõrgeid ja kaunist lendu veel paljudeks aastateks. Sinu isiklikuks juubeliks õnne, tervist, edu, tantsujuhi raskes ja rõõmurikkas töös. Ja kajaka endiselt esimesel õppeaegel. Palju õnne! Ees on algus, lõpp on taga, ees on igaviku lõpp. Möödub kõigest Lugupeetud seltskond, paluma ei kuusta kõike sinust endast möödub kõik. Täna muusad, kes sind täidab, et su seostest aimus on ja su sisu põue täidab ja et vorm su vaimus on. Kes oli su kaitsja orkeestrite aega? Kes hoiab su lootust kui lapsukest praegu? See on valu, mis läbib su laulu ja loomu. See on tõde, mis on kõrgem kui keiser ja kroonu. Vea oma vankrit, jõudu sulle ja et sul jätkuks väge ja vaimu. Õnne sulle ja kajakatele!
Ai,